Kalle Grünthal, palun! Austatud Riigikogu, meil on neljapäeval väga tähtis punkt arutelul. Nimelt on Eesti Keskerakonna fraktsiooni poolt algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Kuidas jõuda piirangutevaba Eestini?" arutelu. Ja ettekandjaks on seal tervise- ja tööminister Tanel Kiik, teiseks ettekandjaks Põhja-Eesti Regionaalhaigla ülemarst ja COVID-19 teadusnõukogu liige Peep Talving ja samuti ka Tartu Ülikooli bio- ja siirdemeditsiini instituudi professor ja COVID-19 teadusnõukoja juht Irja Lutsar. Täna aga hommikul teatas Riigikogu esimees Jüri Ratas pidulikult, et meil siin küsimuste esitamise aeg selles olulise riikliku tähtsusega küsimuse arutelus on piiratud 15 minutiga. See oli äärmiselt kummaline ja mõistetamatu paljudele Riigikogu liikmetele, sest teatavasti on ju selle arutelu peab olema elav ja selle käigus, et saaksid tõstatatud kõik probleemid ja käsitleda kõiki võimalisi lahendusi, siis sisuliselt selle ajalimiidi jooksul seda pole võimalik teha. Ja sellega on probleem tekkinud selles, ja ma tahan ka seda rõhutada, et avalikud arutelud on siiski mõeldud eelkõige poliitilise debati pidamiseks, aga mitte ainult ettekandjate kuulamiseks. Ja kus on selle juured põhimõtteliselt? Põhimõtteliselt on selle juured Keskerakonna fraktsioonis, kes tuli ettepanekuga selle arutelu osas välja ja arvas, et küsimuste vooruks on võimalik vaid ainult 15 minutit. 15 minutit. Mida see tähendab? See tähendab seda, et Riigikohtu praktika kohaselt Riigikogu juhatus teeb nii, nagu ettepaneku esitajad on selle serveerinud, ja nüüd me olemegi selle 15 minuti juures. Mida saab selle 15 minutiga teha? Seda saab teha ainult seda, et küsida saavad 1 kuni 2 kuni 3 inimest ja ettekandjal on põhimõtteliselt võimalik vastata nii kaua, kui ta tahab. Ehk siis, kui küsijateks on Keskerakonna fraktsiooni inimesed, kes jõuavad siin nobedate näppude voorus ette, siis 15 minutiga antakse meile need vastused. Ja just sellise olulise teema juures, nagu on kuidas jõuda piirangutevaba Eestini. Ma küsin, et mis arutelu see on? Kas me saame siin debatti pidada? Aga võib-olla Keskerakond arvab, et saab debatti pidada. Muidugi on hilisemalt on võimalik võtta siin ka igal liikmel sõna, nimetame seda läbirääkimistest, aga need on ikkagi sõnumid, mida see läbirääkija või sõnavõtja välja toob ja mis ei tugine ega kajastu ka selle ettekandja tegelikult öeldud küsimuste-vastustele, mida ei ole võimalik esitada. Olen seisukohal, et see ei ole arutelu, kuidas jõuda piirangutevaba Eestini, vaid olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu puhas kastreerimine. Ma julgen seda sõna kasutada, sest poliitilist debatti siin ei eksisteeri. Ja ilmselgelt on see eesmärk lasta ettekandjatel kõneleda nii palju, kuidas nad soovivad 15–20 minuti jooksul ja sellega jätta mulje, et me oleme teinud kõik ja piirangutevaba Eestit ei ole võimalik hetkel teha. Ja muidugi teine eesmärk, vältida sellel teemal poliitilist debatti. Aitäh teile, Keskerakond, aitäh teile selle jutumärkides poliitilise debati eest. Eesti rahvas on teile ülimalt tänulik selle eest, te saate seda debatti sellisel kujul pidada.